Tere tulemast, astuge palun edasi. Et tegelikult enda koju luban ma ainult väga lähedasi ja väga häid inimesi. Aga mul on hea meel, et te täna olete kõik siin. Kus ja millal sa sündisid? Sündisin ma 83. aastal sellises linnas nagu Kohtla-Järve. Sest tol hetkel oli lähim sünnitushaigla just seal. Ja Kohtla-Järvel ka sellepärast, et minu isa on pärit Kohtla-Järvelt ja minu ema on pärit Kiviõlist, et isa sündis ja kasvas ka Kohtla-Järvel ja sellepärast suur osa minu lapsepõlvest möödus nii Kohtla-Järvel kui ka Kiviõlis. Kellena sa tahtsid olla? Lapsepõlves oli mul 2 varianti. Ma tahtsin olla näitleja ja mul oli kindel plaan minna õppima Viljandi kultuurikolledžisse. Kuid natuke hiljem sündis mul teine plaan ja siis ma tahtsin minna õppima Sisekaitseakadeemiasse, et saada siis politseinikuks. Et sellised seinast seina, ma isegi ei tea, miks need 2 varianti, aga ma tean seda, et mul oli väga-väga tugev soov saada üheks või teiseks, aga elus paraku läks teistmoodi. Kelleks unistasid saada? No ma arvan, et kõige reaalsemad unistused olidki need 2 ametit, et nii näitleja kui ka politseinik, et need olid sellised unistused. Et ütleme väga noorelt kuskil juba 11-aastaselt oli mul tegelikult see näitleja unistus. Et kooli näidendites palju esinesin ja võtsin osa ja mul oli palju kandvaid rolle. Ja sealt ma arvan, see soov sündis. Et tegelikult ju lapsel nii on, et mida rohkem teda kiidetakse, siis see tegelikult ju last motiveerib, et selles mõttes sealt ma arvan ka see soov. Siis loomulikult tegelikult palju ma unistasin ka sellest, et enda perest ja lastest. Ja kuna mina olen ainus laps ja minu isa oli ainus laps ja minu ema oli ainus laps, siis selliseid väga lähisugulasi minul ei ole. Ja alati ma mõtlesin, et minul võiks olla mitu last. Ja see unistus läks täide. Et minul terve minu lapsepõlv möödus niimoodi, et ma olingi kõige lähedasemad sellised kaaslased, minul olid ikkagi sõbrad ja sõbrannad, kellest nii mõnigi sai selliseks peaaegu nagu õeks. Et nendega me oleme ka tänase päevani tegelikult koos, et sellised väga erilised inimesed minu elus. Evelin, kas teil on elus olnud mõni sündmus või kohtumine, mis pööras teie elu pea peale? Need kohtumisi elus on tegelikult olnud väga palju ja väga palju neist on olnud sellised väga erilised, mis on tegelikult jätnud väga sügava jälje. Aga minu sellises poliitilises elus on üks kohtumine kindlasti, mille ma tooksin välja. Et see oli kohtumine 2008. aastal Kristiina Ojulandiga. Et see oli selline poliitiline kohtumine ja sellest sai tegelikult alguse selline suhtlemine, mis tegelikult ju kestab tänase päevani. Et selline
selline, ma võiksin öelda, selline sõprussuhe sai alguse, et see sai alguse 2008. aastal. Ja kindlasti poliitilises mõttes oli see, noh, ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et see oli selliseks murdepunktiks minu sellises poliitilises elus ja selles suunavalikus üldse. Ja kuidas veedate oma vaba aega? Vaba aega ma võin öelda, et mul seda praktiliselt ei ole. Aga oma vabal ajal ma üritan tegeleda enda perega, nii palju, kui mul seda vaba aega on. Et kindlasti minu elus on ka mõned väga olulised inimesed, kellega ma tahan oma vaba aega jagada. Ja tegelen palju ka heategevusega. Vahest õhtuti või vara hommikul, et see on selline minu aastate pikkune tegevus, mida ma olen 7 aastat teinud. Aga muidu ikkagi jah, pere ja loomad ja kõik kodused toimetused, nii nagu igal emal. Aitäh! Aga teie elu kreedo palun? Kõige südamelähedasem on mulle olnud selline Oscar Wilde'i ütlus, et elus ei saa mitte kunagi olla liiga haritud ega liiga hästi riides. Et need on need 2 asja, mida ma järgin läbi elu. Et kui ma hommikul tõusen üles, siis minu jaoks on iga päev on nagu pidu. Ma tahan maksimaalselt hea välja näha. Ja teine asi, mis puudutab õppimist ja haridust, siis ma tõesti olen praktiliselt terve oma elu õppinud, et üks õppe teise järel, et on see siis olnud, tavaliselt on see seotud minu valdkondadega, milles ma olen töötanud, et on see siis olnud õigusteaduse õpingud, on need olnud täiendkoolitused, on need olnud kinnisvarateemalised õppimised või nüüd siis ka raamatukogu kutsekvalifikatsiooni õpingud, et ma olen tõesti selline eluaegne õppija. Aga väga huvitav, mis on teie lemmiklinn? Ma arvan, et veel 1,5 aastat tagasi oleks see küsimus olnud väga lihtne, sest ma oleksin öelnud, et mu lemmiklinn on Kiviõli. Aga täna on see koht juba natukene keeruline, sellepärast et Kiviõli kõrvale on minu südamesse sisse sättinud ennast Jõhvi. Ja tegelikult olgem ausad, enamus aega oma päevadest ma tegelikult veedan Jõhvis. Et täna ma võin öelda, et minu lemmiklinn on kindlasti Kiviõli kõrval Jõhvi. Et mul ongi lihtsalt 2 lemmiklinna ja nii on. Kas teil on lemmikud loomad? Mul on tervelt 4 lemmiklooma. Oh, issand! Mul on 3 kassi ja koer. Mul on kass Krissu, täisnimega Kristiina. Mul on kassipoisid, kellest üks on Jaakov ehk Jassu ja 3. on Rengar Maks. Ja huvitav nimi. Sellepärast, et kui me võtsime ta kassikodust ehk varjupaigast, siis tema nimi oli Maks. Aga meil on probleem selles, et kuna minu abikaasa nimi on Maks ja minu poegadest nimi on Maximus, keda me tegelikult kutsume ka Maksuks, siis natukene liiga palju maksusid oleks kokku saanud, et lõpuks ei tea keegi, kellest jutt parasjagu käib. Et siis me panime talle ette, et vanema poja soov oli panna sinna ette ka Rengar. Et nüüd ta on meil Rengar Maks. Ja siis meil on selline tore Jack Russell, kes on meie peres juba olnud jõuludel saab ta 6-aastaseks. Et tema on meil selline suur, ütleme, liikumismotivaator. Et tema nimi on Oldivel Full Drive Aari. See on tema passi ja kenneli nimi.
Aga kodus? Aga kodus on ta Juss. Juss. Ja Juss oli niimoodi, et kui me ta tõime, siis meie keskmine poeg, kes tol hetkel alles õppis rääkima, siis kui me küsisime, et mis koera nimi võiks olla, siis esimese asjana ta ütles, et Juss. Ja Juss on ta tänase päevani. Ja, aga kuidas teie päev algab? Minu päev algab hommikul kell 6. Kõigepealt sellega, et tuleb vaadata, et kõik ülejäänud pereliikmed ärkaksid, et nad tõuseksid üles õigel ajal. Ja siis loomulikult käib ettevalmistumine tööle minekuks, et sinna juurde käivad siis kõik tavapärased protseduurid ja võib-olla on veel midagi vaja üle korrata, üle vaadata, et oleneb, mis siis hommikul plaanis on, et kas on hommikul esimese asjana koosolek või on lihtsalt tööaeg, et siis sellest sõltub, et kui palju on vaja aega ettevalmistamiseks. Et tihtipeale hommikul tuleb veel mõned päevakorrapunktid näiteks üle vaadata, et kui on istungiks valmistumine. Kas teil on autojuht või kooristaja? Ei, mul on autojuhti, mul ei ole, ma sõidan ise. Mulle tegelikult väga meeldib autoga sõita, et see on minu jaoks tõeline selline relaxation. Ja mis auto sul on? Mul on Kia. Et Kia on mul olnud viimased 2 aastat ja olen tegelikult väga rahul meeldib. Aga koristamisega on niimoodi, et mul on ema, kes väga palju aitab. Et loomulikult majapidamist on vaja koristada, seda kõike on vaja kogu aeg koristada, eriti kui on lemmikloomad majas, siis sellega loomulikult mind aitab ema. Väga raske. Väga palju. Räägi palun meile oma plaanidest. Meie plaanid on väga suursugused, ütleme nii. Et Jõhvi ju areneb väga jõudsalt ja tegelikult on käimas väga palju projekte. Et põhiplaanid ja murekohad on täna need, et kõik ehitused oleksid õigeaegselt valmis, et nad valmiksid plaani järgi, et meil ei tekiks tõrkeid või mingisuguseid probleeme viimasel minutil eriti. Et kõik see on sellised väga põhikohad, et loomulikult loodame, et valmivad kõik staadionid ja spordihallid, et see on lihtsalt nii suur asi Jõhvi jaoks. Et Jõhvi elanike jaoks ja me ju iga päev töötame selle nimel, et inimestel elu paremaks muuta ja tuua nende ellu võib-olla seda, mida siiamaani olnud ei ole. Et mingeid uusi projekte, uusi arendusi, uusi algatusi, et me teeme ju kõik selleks, et Jõhvi areneks. Ja loomulikult on sellega seotud kõik meie tänased plaanid, et nii jalgpallistaadion kui ka hallid, kui kergejõustikustaadionid, kui loomulikult ka Keskraamatukogu uus hoone, millel me väga loodame, et me selle saame. Ja saame rahastuse ja saame selle välja arendada. Et kõik sellised asjad ja loomulikult põhikool, et Eesti põhikool, et see ehitus valmiks, et lastel oleks seal hea olla, et seal oleks kõik võimalused, mis tänapäeval olema peavad, et nii õpetajad kui õpilased tunneksid ennast seal majas hästi, et kõik vajadused oleksid kaetud, et see on see, mis on täna meid kõiki liigutab, ehk siis motiveerib. Ja paneb tööle, paneb pingutama just see, et see tulemus oleks täpselt selline, nagu meie seda näha tahame. Aga aitäh teile ja kõige head! Suur tänu tulemast!